Tähelepanu, tegemist on meelelahutusliku videoga. Sisulooja ei vastuta videos antud juriidilise nõu eest. Enne püügile minekut tutvu enda piirkonnas kehtivate seadustega ja veendu, et tegutsed nendele vastavalt. Tere taas, sõbrad! Seekord alustame püüki õhtul. Tulin täna siis võrku panema ja tahaks saada Amerikat. Eelmises osas, kui käisime jääkat püüdmas Krisiga, siis ei räägitud, et võiks minna proovima. See aasta on võrguhooaeg avamata ja mõeldud tehtud, siin ma olen. Võrgu panemise kohta ise siis nii palju, et igaüks võib võrku käia panemas. On selleks vaja võrguluba, nakkevõrgu jaoks siis. Mina antud hetkel siis püüan Harjumaa piires. Kindlasti on see videost ära tuntav ja arusaadav koht, kus kohas ma olen. Aga mis sellest ikka, neid võrgu panemiseks sobilikke kohti, kui tahad minna kahlates ja kahlamispükstega just sisse panema ja välja võtma, siis neid kohti ei ole väga palju. Et see kallas peab siis olema suhteliselt selline lameda põhjaline, et ei tohi ta kiiresti sügavaks minna. Muidu lihtsalt loomulikult sa ei saa seda võrku sinna sisse panna või välja võtta. Aga mis seal ikka, vähem juttu ja lähen vaatame, kuidas ma selle võrgu vette sain. Jõudsin nüüd siia, kust ma hakkan võrku sisse panema. Olen ma kallast umbes jämedalt 100 meetrit, vähemalt silma järgi ma arvan. Ja siia kohta tulin just sellepärast, et siin on ümber ringi kivid. Ja just sellised kivid, mis on nipa-napa vee all. Eks ma näen enam-vähem ära need suuremad kivid, kust mööda minna. Ja võtan orientiiri täpselt kaldasse. Seal praegu ma näen, et on üks kivi. Aga ma lähen selle ja teise vahelt. Ehk orientiiriks ma võtan seal ees kaugemal oleva siis veest väljas kivi, mis on põhimõtteliselt kaldas. Ja siis hakkan sirgelt vedama seda vette. Mulle meeldib siis alustada võrgu panemist mere poolt ja mere poolt kaldasse. Aga selleks, et seesama sisse pandav võrk ei oleks prahti täis, siis sinna lähen ringiga. Et ma ei kõnni otse kallas sinna, vaid sellise väikse kaarega, et lihtsalt hõljum, mis põhjast jalutada, et üles tuleb, et see ei lähe otse võrku ja võrk jääb puhas. Aga mis seal ikka, hakkame asjaga pihta. Esimese asjana otsin siis üles ühe ankrutest. Proovin siit kätte ka saada. Nii, ankru küljes mul on karabiin. Ja karabini külge läheb siis lipp ja otsega võrk ise. Võrgukast on mul nööriga vöö küljes kinni, et kui ma toimetan, siis ta minema ei uju. Ja saab rahulikult asju üles panna ja seada. Merepoolsesse otsa läheb siis alati 2 lipuga poi või 2 selle tähisega versioon. Ja mõlemal pool nii algus kui lõpust siis peab olema ka isikukood kirjas. Niiviisi. Üks pool on valmis ja teine pool läheb kalda poole peal, sellega veel kiiret ei ole. Mul on nüüd võrk siin enam-vähem valmis seatud, kuidagi ta lahti saama siit selle teise ankru küljest. Nüüd ma võtan võrgu käe peale. Raskusnöör on põhja pool. Viskan ta vette. Ja seon ta lahti siis. Siit küljest hakkab ta siis jooksma. Selle otsa panengi siis ankru ja lipu küljes oleva karabini vahele.
nii plõks ja see jääb nii-öelda siis kaugema otsa lipuks. Sõlmed tunduvad ilusad. Ops, ja läks sinna vette. Niiviisi ja sealt hakkab minu siis võrk pihta. Ja nüüd väikeste sammudega ühes käes hoides võrku hakkan vaikselt kalda poole jalutama ja siis teise käega hoian lahtist otsa ja lasen ta vaikselt vette ja ise teen minimaalseid samme, et ei ajaks seda mudru väga kaldast või tähendab põhjast ülesse. Ja pigem hoian kogu aeg väikse pinge all. Mitte küll väga suure, aga kerge pinge all, et siis kui on mingi kivi, siis ta vähemalt ei takerdu nagu sinna taha kohe. Sügavust, kust ma siis võrku hakkasin panema, oli umbes meeter 20, midagi taolist. Et võtan arvesse kindlasti võrku pannes, et tööga võivad veetasemed muutuda. Ja et hommikul, kui tulen välja võtma, et siis ei oleks üllatust, et veetase on nii palju tõusnud, et nüüd järsku ei saa enam võrku kätte. Et sellega tuleb kindlasti arvestada. Võrgust endast siis nii palju, et kasutan ma siis käsitsi rakendatud või tehtud nii-öelda siis võrku. Võrgu silmaks on mul 60 millimeetrit. Ma olen leidnud, et see on selline mõnus optimaalne suurus. Ja võrgu kõrgus on mul 1,20 meetrit. Et kui nii-öelda mõelda, et ma hakkasin 1,20 meetri sügavusest veest panema, et siis ta jookseb nii-öelda suhteliselt sirgu, aga madalamas veest jääb lihtsalt nii-öelda kotti, et see ei mõjuta midagi, et tegelikult praegusel aasta ajal vara kevadel nii-öelda merikas ongi väga kaldas. Et see 1,20 meetrit on isegi merikale väga sügav juba. Täna on väga mõnus õhtu. Tuul on maa pealt. Tegelikult tuult ei olegi praktiliselt 2 meetrit sekundis umbes. Aga see tähendab seda, et ka lainet ei ole, et väga hea on võrku panna. Ja praegu selline tuul ja ilmaolu peaks olema täpselt 24 tundi, et homme, kui lähen hommikul välja võtma, siis see vahepealne periood peaks olema samamoodi maatuul, et võrk peaks olema loodetavasti üpriski puhas. Eks põhi kindlasti on must, sest praegu siin jalutades ma nägin juba ära, et kividel on juba kuigi palju nii-öelda mingit vetikat ja asja peal. Ja mingit prahti ja sodi, et eks võrku tuleb puhastada homme või ülehomme või mingi päev. Aga sellist suurt hõljumit kui sellist nagu praegu vähemalt ei ole vees. Et kõige hullem ei tohiks see võrk homme olla vast. Jõudsingi siis lõppu. Viimane ots veel, viimane meeter. Ja saame kinnitada nii-öelda siis teisepoolse lipu nüüd. Sama nagu siis merepoolsega. Kõigepealt ankur lahti. Võrgu külge karabin. Võrgust ja lipust läbi. Ja siis nööri küljes on ankur. Ja toome selle ankru siis nii-öelda kalda poole. Et tõmbame võrgu nii-öelda mõistlikus mõttes pingule. Aga nii palju, et on näha, et need ujuvpõied nii-öelda või siis väiksed balloonid, mis on võrgu peal, et need jääks ikka vee peale, mitte pingul olles ei tõmbaks vee alla. Ja nüüd, kui on hea kaugus võrgul olemas ja pinge, siis ma võtan selle sama ankru, hoian võrku pinge all ja kõnnin lihtsalt kalda poole, hoides sama pinget sees.
et siis jääb võrku ka seesama pinge sisse, mida ma tahan saavutada nii-öelda. Nii. Ja läheb siit võtte. Vaatame hommikul siis, kas kala on ka sisse jäänud. Tere hommikust. Vaatame, kas midagi on võrgus ka. Nii nagu võrku sisse pannes, nii ka välja võttes, lähen ma merepoolsesse otsa ja kõnnin jälle sinna ringiga. Ja seda sellepärast, et selle rasket võrku nii-öelda on kergem kaldale tuua lihtsalt kaldapoolsest otsast. Et kui koguda kõik see võrk kasti, märg ja nii-öelda siis vetikat võib olla ka täis ja loodetavasti ka kala, et siis lihtsalt distants kalda poolt on lühem. Lihtne ja loogiline. Iga kord, kui mul on kahlamispüksid jalas, siis rinnal on alati mul ka nuga puhtalt turvalisuse huvides. Et kui peaks midagi juhtuma ja mingi laine või konarluse pärast jalad alt ära minema, siis kahlamispükstel on üks väga halb omadus, et äkitselt vette kukkudes läheb õhk nii-öelda siis jalalabade poole ja säärtes sisse ja tekitab inimesest põhimõtteliselt õngekorgi, mis läheb jalad ülespoole vee peale. Ja siis on ainus lootus on see, et nuga on rinnal ja saab kahlamispükstesse augud sisse lüüa, et ennast ära päästa. Et kindlasti selline üks asi, mida soovitan teil ka praktiseerida, kui teil on kahlamispüksid jalas. Et enda turvalisus on ikkagi kõige tähtsam. Praegu võrku vaadates siis kohe niimoodi vee peal kedagi sulistamas ei näe, mis ei tähenda seda, et kala ei oleks. Aga lähme proovime sellise väikse ringiga võrgu juurde jõuda. Veidi püügitingimustes siis ka, et püüan ma siis Harjumaa piires, kus kehtib siis nakkevõrgule püügirajoon Soomelaht 32. Nädalane võrguluba on 9 eurot, need hinnad alles hiljuti tõusid, vist aasta tagasi, aga need tõusid kõikidele püügivahenditele, mitte ainult siis võrgule. Tegemist on siis kalastuskaardiga ja see tähendab seda, et peale nädalast püügiaega on vaja teha ka püügiaruanne kalaluba.ee keskkonnas siis. Et olen kunagi olnud olukorras, kus käisin augustis vähki püüdmas ja kuidagi oli ununenud selle püügiaruande esitamine. Ja järgmine kord, kui tahtsin uuesti kuu lõpu poole minna, siis oli keeld peal. Ei saanud uut luba teha ja õnneks oli reede tööpäev või tööaeg veel ja sain nagu selle probleemi lahendatud. Aga põhimõtteliselt jah, kui püügiaruannet ei täida, siis pannakse püügikeeld peale ja enne kui on paberimajandus korras ja nii-öelda asjad täidetud, siis püüda ei saa. Senikaua, kui ma siis nüüd sinna võrgu juurde kõnnin, ole sa hea ja viska subscribe kanalile. See on täitsa tasuta teie jaoks ja aitab mind motiveerida ja ka kanalil kasvada, et oleksin väga tänulik selle eest. Lisaks sellele, et load peab korras olema, peab teadma ka nii-öelda seda, et päevas tohib võtta 2 forelli, 2 meriforelli või 2 lõhet või siis 1 meriforell ja 1 lõhe kaasa nii-öelda. Ehk siis kui tabate rohkem, siis ülejäänud tuleb vabastada. Ja kindlasti tuleb jälgida ka teiste kalade nii-öelda püügikeelu aegasid.
jõudsin nüüd ringiga võrgu tagumisse otsa ja vaatame, mis siin toimub. Võrgulipp on kuidagi väga pingul ja vee all. Lasen siit karabini lahti ja võtan ankru ära. Nii. Kus sa nüüd siin oled? Aha. Võrk ümber käe, karabin lahti, lipp lahti ja panen ankru kokku tagasi. Mina siis võtan niimoodi, et võtan enda vasakusse kätte võrgu ja paremaga hakkan teda nii-öelda siis teise kätte lappama ja sellise meetrise sammuga umbes, sellise vahega. Ja võtan siis vasaku käe rusikas seda. Lähme vaatame siis. Oi, kohe siin alguses. Kohe kala olemas siin. Sellepärast see lipuvõrk nii all oligi. Oi, kui ilus. Oi, kui ilus. Elus ka veel ilusti. Aga mingi ussik on küljes tal. Temaga teeme siin võrgus kiiresti 1-0. Ma lasen tal nii-öelda vere välja selle sama noaga, mis mul kaasas on rinna peal. Nii, veri on välja lastud. Proovime nüüd ta siit võrgus, kuna ta on nii alguses siin, siis proovime ta kuidagi siit kätte ka saada. Aga see kätte saamine on juba vähe keerulisem protsess. Nii, ilus selline, ma ei tea isegi, peaaegu 2 kilone vist. Viskame ta siis kasti. Nii, ja nüüd kuna ta oli siin samas alguses, siis ma saan vaadata, et kui kuradi sassis see võrk on ja mis pidi ta siin mul on. Sain lahti arutatud. Eks alustame protsessi uuesti. Aha, võrgus on keegi veel. Tunnen, kuidas siputab. Ütleme nii, et ma arvasin, et seda hõljumit ja risu on natuke vähem, aga teda on ikkagi päris omajagu. Kindlasti mitte nii palju, kui teda oleks siis, kui oleks mere poolt tuul. Et õnneks ilmataat hoidis lubatud nii-öelda siis lubatud ilmakaares seda tuult. Suitsahi on nüüd tööle pandud ja see tunnika, mis ahi soojeneb, on mõistlik kasutada nii-öelda ära ja tegeleda võrgu puhastamisega. Et vaatame, kuidas see protsess välja näeb. Aga enne veel, kui puhastamise juurde jõuan, panen selga teise jope, et need riidid väga ära ei määriks. Proovime selle võrgu siit kastist kätte nüüd saada ilusti. Nii, sellest samast seotud kohast siis tõstan välja võrgu. Võrk väljas, teen selle sõlme lahti ja võtsin ka selle karabini, millega ankur oli nii-öelda võrgu küljes. Et sellega ma panen võrgu, mul on selline kiigepost suvel, laps saab kiikuda. Et panen selle võrgu siia kiigeposti külge. Ja tõstan ma võimalikult kõrgele ta, sest võrk ise on 1,20 meetrit ja pikkusega või distantsiga vajub ta rongu. Nii, ja kui võrk on ühest otsast kinni, siis ega muud ei üle, kui hakata teda lihtsalt nii-öelda
Laotama mööda aeda ringi, et mina panen ta erinevate puude vahelt jooksma ja siis on mõnus mugav teda puhastada. 68 meetrit on võrk pikk, nii et oma jagu on vaja seda distantsi leida, kuhu saab niimoodi paigutada. Nii, mul jäi praegu väike ots veel üle. Nüüd ma võtan või proovin saada selle teise karabiini siit. Muidugi koos ankrutega, et ometi kerge ei oleks see tegevus. Panen nüüd selle siit teise kiigeposti külge. Plõks kinni. Ja otsin nüüd selle õige koha jälle üles, kust ta edasi mul jooksis. Et võrku ennast ju on imelihtne panna merre, aga ole pärast mees ja puhasta võrk ära kuskil nii-öelda tingimustes, et kindlasti võrgupüük ei ole selline nii-öelda korterimehe püük, et kui sul kuskil seda võrku puhastada ei ole hiljem, ega siis ei saa ka võrku käia panemas. Puhastamise juures siis ma kasutan võrguripsi või siis nii-öelda võrguvisplit, et selline metalltraat ja ise praegu on ta küll suhteliselt selline puhas, et mõnes kohas on sellist kerget rohtu, ehk siis tegelikult seda ripsi ei ole täna väga vaja. Aga muidu kui on rohkem, siis ma tõmban alt pingule ja käin nii-öelda läbi lihtsalt selle võrgu, et siis tuleb selline jama välja. Põhine ongi lihtsalt seda pinget hoida alt ja kraapida põhimõtteliselt läbi see. Et niimoodi kukub see sodi siit nendest sõlmekohtadest maha. See tänane praht, mis siin on, see ei ole kellegi praht. Aga sellest olenemata tuleb ikkagi enda varustust hoida ja hooldada ja ainult niimoodi need asjad nagu kestavad. Nii, 15-20 minti ja võrk on puhas. Et vaatame nüüd seda poolt ka, kuidas see võrk siis kokku panna. Võtan siis siit samast karabinist lahti uuesti. Nii, panen siis selle sama kollase käest läbi, nii nagu meres. Ja võtan jälle paremasse kätte, hakkan siit lappama. Vahet ei ole kumba kätte tegelikult. Ja võtan väikse sammu ja läheb jälle. Nii, ja ongi kõik. No, näed sa, ees võrgus mõllab. Kui esimene kala oli arvatavasti võrku tulnud õhtul, siis see pigem on siin hommiku poole, et see on hetkel veel nii aktiivne siin. Mingi suurem praht maha siit. No, kes sa siin oled nüüd? Järgmine ilus õber. Hopsti, ilus tegelane. Veri välja jälle ja läheb edasi. Ops. Väga ilus. Jalutame edasi. Põhja peal muidugi on võrgus rohkem seda prahti. No nii, lõpp paistab. Enam pole palju jäänud. Täna õnneks võrk ei ole. Ei ole väga raske, teinekord on see võrgu võtmine ikka paras trenn, et kui seda risu ja prahti on rohkem, siis see käele lapatud osa, selle ma panen mingi aja tagant lihtsalt kasti ära, et siis on veidi kergem lihtsalt endal. Ja ongi korras, selleks korraks oli saagiks siis 2 ilusat meriforelli.
võtame siit poolt otsast ka samamoodi karabini lahti. Laks. Ja nüüd on nii, et see viimane ots selle sama kollasega, selle sama kollase nööri ja panen nüüd siit käele kogutud võrgust läbi. Tõmban läbi, ehk siis ta jääb hoidma selle kollase nööri peale. Panen ühe korra veel läbi. Niiviisi. Ja nüüd tõmban siit esimesest läbikäigust 2 korda alt veel omakorda läbi ja tõmban pingule. Nii. Ja nüüd ei lähe ta mitte kuskile ja võrk ongi kokku pandud. Ja nagu näha, siis tegelikult ei ole väga palju prahti täna. Ja viimase asjana siis võtame teise ankru ka ja lipu ja paneme ka kasti ära. Täna siis tulemuseks üks selline kaunitar. Ma arvan, selline 62 umbes pikk äkki. Ja teine siis jurakam, korralik põrsas. Et saab saagiga ilusti rahule jääda ja ega miskit. Viska like ja subscribe ja näeme juba järgmises.